Tere tulemast Ahaa teaduskohvikusse 100 aastat mürgijõgesid Ida-Virumaal. Algavas videos kõneleb teile 2 oma ala eksperti. Esmalt teeb ettekande Tartu Ülikooli geograafia osakonna teadur ja idavirulane Mait Sepp, kes on uurinud Eesti põlevkivitööstuse, sealhulgas ka Purtse jõe saastamise ajalugu. Mait tutvustab mürgijõgede saaste tekkelugu ja saastamise põhjuseid. Teiseks astub teie ette aktsiaseltsi Kobras projekteerimise projektijuht Erki Kõnd, kes on tegelenud Purtse jõe ja selle lisajõgede puhastamise projektlahendustega alates 2014. aastast. Erki selgitab Ida-Virumaa saastunud jõgede praegust olukorda ning puhastamisprotsessi. Head kuulamist! Üldiselt arvatakse, et Purtse jõe ja Ida-Virumaa jõgede saaste on selline nõukogudeaegne taak, aga tegelikult algasid kõik probleemid juba kohe, nii kui põlevkivitööstus sündis 1920-ndatel, et praktiliselt kõik keskkonna ja sotsiaalsed probleemid said ühtlasi ka sellel ajal alguse. Miks üldse Purtse jõgi ja Kohtla jõgi olulised on, või vähemalt olid rohkem kui 100 aastat tagasi, oli see, et nad olid väga rikkalikud lõhe- ja vähijõed. 20. sajandi algusest on teada, et Püssi mõisnik palkas isegi eraldi jõevahid, kes siis jälgisid, et Kohtla jõe peal keegi salaja vähke ei püüaks. Ja umbes samast ajast on ka siis teada Püssi mõisa moonakate kaebus, et Püssi krahv on väga ihne, neile sealiha süüa ei anna, vaid nad peavad iga päev siis punast kala sööma ehk siis lõhet, mis oli siis ühest volit kätte saada. Küsimus, millal saastamine õieti algas, on selline keskkonnafilosoofiline, aga me võime öelda, et saastamine algas juba 1916. aastal, kui praeguse Kohtla-Järve linna territooriumil avati esimene põlevkivikaevandus, aga pigem nendest kaevandustest jõkke pumbatud vesi keskkonnale sedavõrd ohtlik ei ole, kui just põlevkivi õlitööstusest tulev saaste. Nii et põhimõtteliselt me saame sellel aastal tähistada Purtse jõe saastamise 100. aastapäeva, kuna 1921. aasta augustis alustas Kohtla-Järvel tööd põlevkiviõli tootmise katseseade. Põhimõtteliselt selle aja keskkonnatunnetuse järgi kõik, mis läks kaubaks, see läks kaubaks ja kõik, mis üle jäi, see lihtsalt valati maha. Sellest ajast on meil Kohtla-Järvel ja Kiviõlis suured mustad poolkoksimäed. Aga kõik vedel, jääk, see lihtsalt valati maha ja sattus siis Kohtla jõkke ja Kohtla jõe kaudu siis Purtse jõkke. Tõenäoliselt see 21. aasta katseseade väga palju kurja ei jõudnud teha, aga 24. aastal, siis 24. detsembril avati esimene õlitehas Kohtla-Järvel ja selle õlitehase õutmistorn on praegugi Kohtla-Järvel alles ja omal ajal jõudis see torn isegi 100-kroonise rahatähe peale 1935. aastal. Ja 1922. aastal alustati siis õlitootmise katseid Kiviõlis ja 1928. aastal hakkas siis Kiviõlitehas samuti pidevat toodangut andma ning kõik see vedeljääk, mis sealt tehasest üle jäi, siis see valati ka kraavi, mis lõppes siis Erra jões, mis oma korda siis suupus Purtse jõkke.
ja 1931. aastal rajati veel õlitehas siis tänapäeva Kohtla-Nõmmele ja ega sealtki see saaste kuhugi kaugemale ei jõudnud kui Kohtla-Jõkke ja sealt jälle Purtsesse. Ja millal see saaste hakkas probleeme tekitama, on ka jällegi selline filosoofiline küsimus. On teada, et 1924. aasta novembris jõudis siis saaste probleemide arutamine Lüganuse rahukohtusse. Asja uuris kohalik konstaabel, käis läbi kõik jõe kaldad, jõudis tehasteni ja vaatas, et tegelikult põhimõtteliselt ta mingit saaste allikat ei leidnud. Leidis hoopis jõest koera laiba ja niimoodi ongi aruandes siis kirjutatud, et kes teab, millest see saaste siis kohalike elanike häiriv saaste on siis põhjustatud, et täitsa võimalik, et siis sellest koera laibast. Igal juhul pidi see õnnetu koer olema üsna suur. Mina isiklikult kahtlustan, et see võis olla mõni Kalevipoja 3 koerast, kes siis oli sinna kogemata ära uppunud, et see siis suutis ära mürgitada terve jõe. Igal juhul on 1927. aasta sisevete uurimise büroo aastaraamatus juba märgitud, et ühelt poolt, et Purtse jõgi on mõrdadega nii kinni pandud, et praktilisest jões enam kala ei ole, kõik on kinni püütud. Ja teiselt poolt märgitakse, et tehastest tulev saaste on siis kogu jõe vee muutnud mürgiseks või joodamatuks. See jõe vee mürgitamine tõi kaasa tegelikult Purtse jõe ja Purtse ranna rahvale suure tragöödia. See ei ole küll iseenesest päris mustvalge saastamise lugu. Siin on ka mängus inimeste ahnus ja ülepüük. Aga 1930. aastate alguses avastasid Purtse kalamehed ja ümbruskonna kalamehed, et lõhe on kogunenud siis Purtse jõe suudme lähedale merre, et seda on sealt väga lihtne kinni püüda. Lõhe oli sellel ajal väga kallis ja väga populaarne kala ja selle eest maksti tohutuid summasid nii Tallinnas kui ka siis suur osa sellest kinni püütud lõhest läks Prantsusmaale ekspordiks. Ja siin 30. aastate alguses käis Purtsest üle selline lõhehullus, kus kõik said järsku üleöö rikkaks ja selle kohta öeldi, et ega siis sellel ajal vett ei joodud ja jalgsi ei käidud. Ja kui juhtus maha kukkuma 5-kroonine rahatäht, siis seda peeti juba määrdunuks ja üles ei korjatud. Nii et kujutage ette umbes, et kui teil rahakoti vahelt kukub maha 20 eurone, et siis te enam ei taha kummarduda selle järele. Selle suure lõheralli käigus siis osteti hulga lõhepüügivahendeid, paate, mootoreid ja tehti ohtralt võlgu. Aga üsna kiiresti siis see lõhega kadus, püüti välja ja kuna jõest jõkke need lõhed minna ei saanud, et siis seal kudeda, siis kadus lõhe lihtsalt ära. Mis tähendab seda, et võlad vajasid maksmist ja külla saabus siis vaesus ja selline pidev haamri alla mineku oht. Ja neid, kui palju inimesi siis hätta sattus, on täpselt keeruline öelda, aga neid oli umbes 200 peret, nii et selle piirkonna kohta ikkagi väga suur hulk inimesi. Inimesed muidugi pöördusid kohe valitsuse poole, sest oli ometi oma rahvariik ja kohe ka leiti ka siis süüdlased, et endas süüd väga ei nähtud, ikkagi oli süüdi
õlitehased, mis siis jõe mürgitasid. Tehti hulga selliseid protestikirju või palvekirju, paluti valitsuselt abi siis kõigepealt tehaste kinnipanemise jaoks, aga kõige rohkem neid huvitas ikkagi see, et kuidas nendest võlgadest lahti saada. Ja see omakorda siis see inimeste palvekirjad siis käivitasid riigi ametkondades üsna tiheda kirjavahetuse, mida on mõnes mõttes tragikoomiline lugeda arhiividest, kuna see teema muutus selliseks kuumaks kartuliks, mida veeretati ühest ametkonnast teise ametkonda. Kõige esmasem küsimus oli see, et kuidas üldse tõestada, et just põlevkivitööstus mürgitab jõge, äkki on ikkagi see Kalevipoja koer seal, mis kalad ära tapab. Ühelt poolt oli siis Põllutööministeerium, kes siis toetas kalureid ja maarahva taotlusi, proteste. Ja teiselt poolt oli väga mõjuvõimas majandusministeerium, kelle protegee all oli siis, või kaitse all oli siis põlevkivitööstus. Ja niimoodi neid kirju vahetati üle 10 aasta. Ja muidugi oli vahepeal probleemiks kas või see, et mis teha siis, kui mõlema ministeeriumi juhid, mõlema ministeeriumi ministrid olid samast erakonnast, siis ju ei ole viisakas sama ministeeriumi ministrit kritiseerida. Ja lõppude lõpuks kerkis üles ikkagi selline filosoofiline küsimus, et mis on siis Eesti riigi jaoks tähtis, kas siis 200, võiks öelda, et raha, need kalurid, kes pressisid tegelikult siis põlevkivitööstuselt raha välja. Ja suur osa nendest kaluritest oli juba ise töötamas kas kaevandustes või õlitehastes. Või siis on oluline hoopis põlevkivitööstus, mis annab riigile tulu. Nii et majandusministeeriumist tuligi siis põhimõtteliselt selline vastus, et põhimõtteliselt peaks Purtse ja Kohtla-jõge ja Erre-jõge vaatama, kui lihtsalt riigile suurt tulu toova põlevkivitööstuse sellist solgikanalit. Olukorda üritati siis 1935. aastal lahendada sellega, et president andis välja dekreedi õlivabrikute roiskujate äravoolu seadus. Ja seal on selline elegantne seadus, mis koosneb ainult 2 paragrahvist. Üks on see, et üks määrab ära selle, et mismoodi siis öelda, et jõgi on saastunud. Ja teine on siis loetelu nendest asutustest, kes seda järelevalvet toimetavad. Põhimõtteliselt on seda dokumenti tänapäeval väga naljakas lugeda, sest siin on näiteks ära määratud see, et jõgi on saastatud siis, kui jõe pinnal on teatud suurusega õlilaigud. Mismoodi nagu siis seda õlilaigu suurust voolavas vees mõõta, jääb vaid arvata. Ja loomulikult siis järelevalve oli antud Mäeametile, kes omakorda oli üsnagi huvitatud sellest, et õlitööstus siis õitseks. Nii et põhimõtteliselt me võime öelda, et riik kinkis jõe põlevkivitööstusele. Endiselt see protestid jätkusid ja 1940. aastaks siis tegelikult riik suutis veenda õlitööstusi ühekordse väljamakse tegemisel, et need kalurite
võlad siis kustutati, aga kõik see asi jäi nii palju venima, et lõpplahenduseni jõuti alles 1940. aasta juulis, kus siis oli juba teine riigivõim ja teine riigivõim siis kasutas selle aastaid kestnud protsessimise väga hästi ära propagandas, et näidata, et tööliste riik siis hoolitseb tööliste eest ja maksab kõik võlad ära. Kui hull siis see saaste oli, no üheks iseloomulikuks sükseks või minu jaoks kõige iseloomulikumaks selliseks artikliks oli 1940. aasta 17. juunil Virumaa Teatajas ilmunud selline väike nupp, mille pealkirjaks on Vasikas kukkus Tõrva jõkke ehk siis ühe eravalla talunipoja Vasikas kukkus Erra jõkke ja kardetakse, et loom ei jää enam elama, kuna kanged keemilised ollused on rikkunud naha ja no, seda vasikat ei saa ka kuidagi puhtaks pesta. Järgnes teine maailmasõda, mis oli õlitööstusele väga hukutav. Kõigepealt 41. aastal purustasid taganevad Nõukogude väed neid tehaseid, kuidas oskasid. Siis sõja jooksul Nõukogude lennuvägi pommitas neid tehaseid korduvalt ja siis, kui 44. aastal Saksa väed siis lahkusid Eestist, siis lasid neid tehaseid õhku nii palju kui sai. Ja ilmselt sellest ajast on ka päris suur hulk saastet sinna jõkke sattunud või jõgedesse sattunud. Ja peale sõda oli üsna tavaline, et Kohtla jõgi põles aeg-ajalt, keegi viskas tikku jõkke ja siis see lahvatas jälle põlema. Nii et selliseid mälestusi põlevast Kohtla jõest on üsna palju. Nõukogude perioodi kohta on midagi raske öelda, sellepärast et ühelt poolt on meil regulaarsed mõõtmisandmed ja teiselt poolt toimus kõik see nii-öelda see keskkonnateema avaliku publiku eest varjatuna, kuna ajalehtedes oli sellel ajal ainult head uudised, ei mingeid saastet ega mingeid probleeme. Aga 1966. aastast hakkas selle teemaga tegelema Eesti teenekas insener ja keskkonnakaitsja Harald Adam Vellner. Ja on teada, et siis 13. märtsil 1966. aastal võttis ta purtsi eest proove ja leidis, et naftasaaduste sisaldus on 16 600 mikrogrammi liitri kohta. Ütleme niimoodi, et otse bensiinipaaki seda vett nüüd valada ei saanud, aga päris veeks seda ka enam ei saa nimetada, sellist tohutu suurt kontsentratsiooni. Näiteks 1972. aastast on teada, et ööpäevas liikus Urtse jõe kaudu Soome lahte 15 tonni õli ja 4 tonni fenoole ööpäevas. Mida see siis tähendab? Arvatakse, et 1–10 grammi fenoole on täiskasvanud inimesele surmav ja siin siis voolab 4 tonni fenoole ööpäevas. Ja kalad on veel tundlikumad sellele fenoolile, nii et arvestatakse, et 0,1 milligrammi liitri kohta on siis kalale juba toimib närvimürgina. Ajapikku see saaste hulgad vähenesid. Põhimõtteliselt arenes teataval määral tehnoloogia ja sellise nii-öelda kuluaaride taga tehti ka siis
tehasdirektoritele ja tehastele ohtralt trahve. Tihtilugu olid need üsna suured, aga nõukogude võimu tingimustes tähendas see tegelikult seda, et riik tõstis raha ühest taskust teise. Aga jah, teataval määral seda saaste kontsentratsioone ikkagi suudeti vähendada, aga asi jäi üsna nutuseks ikkagi kuni Eesti taasiseseisvumiseni. Tervist! Minu nimi on Erki Kõnd. Igapäevaselt tegutsen konsultatsiooniettevõttes Kobras projekteerimistööde juhtimisega. Keskkonnaobjektidega, olgu siis nendeks erinevad veejuhtmed, kalapääsud, prügilate sulgemine või rääkreostuste likvideerimine, olen seotud olnud juba 2000. aastate algusest. Täna tutvustan teile üht konkreetset projekti, milleks on Purtse ning selle lisajõgede Kohtla ja Erra jääkreostuse ohutustamistööd. Eeltööd Purtse, Kohtla ja Erra jõgede puhastamiseks algasid juba 2000. aastate alguses. 2008. aastaks valmis esimene aruanne, kus oli esmaselt kaardistatud reostuse levik ning määrati edasiste tööde soovituslik järjekord. Minul on olnud võimalus puhastustöid planeeriva meeskonna tööst osa võtta alates 2014. aastast, kui paralleelselt alustati reostuse piiritlemist, vajalikku keskkonnamõju hinnangut ning eelprojekti koostamist Kohtla, Erra ja Purtse jõel. Purtse jõel siis Lohkuse ja Püssi paisu vahelises lõigus. Jõgede kogu pikkus, millel eeltöid tehti, oli ligikaudu 22 kilomeetrit. Uurimistööde alusel selgus, et tugevalt on reostunud praktiliselt kogu eelmainitud 22 kilomeetri pikkune ala. Ilmestamaks reostuse mastaapsust saab välja tuua järgmised andmed. Reostusuuring, millega täpsustati reostunud alade kontuure, vältas circa 1,5 aastat. Uuringu käigus võeti ligikaudu 2600 pinnase proovi. Tuleb rõhutada, et kogu proovi võtmise protsess toimus käsitsi. Seda siis äärmiselt raskesti läbitava maastiku tõttu, mis oli halva kandevõimega ning ka võsastunud. Laboris analüüsiti võetud proovidest ligikaudu 800 pinnase proovi. Nendest omakorda teostati 12 300 erinevat analüüsi. Saadud äärmiselt suur andmestik tuli koondada, süstematiseerida ning muuta töödeldavaks nii plaaniliselt kui ka vertikaalselt. Kogu see andmehulk oli kõigest aluseks lahenduste väljatöötamiseks. Reostusuuringu tulemusena võib välja tuua peamised komponendid, mille osas kehtestatud piirmäärasi tugevasti ületati. Need olid peamiselt naftaproduktid, vähem fenoolid ning pahid ehk polütsüklilised aromaatsed süsivesini. Kõige hullemaks uuritud aladest osutus reostus Kohtla jões. Kohtla jões circa 3 kilomeetri pikkuses lõigus, kus reostus levis kohati kuni 150 meetri laiuselt ning õige mitme meetri sügavuselt. Lihtsalt kirjeldades jagunes jääkreostus omadustelt kaheks. Selleks oli siis peamiselt naftasaadustega reostunud muda ning tahkestunud naftasaaduste jääk, mis jõe kallastel moodustab niinimetatud pigilaike, mis kohati olid isegi kuni mitmekümne sentimeetri paksused. Eelprojekti koostamise käigus
otsiti võimalusi reostunud pinnase võimalikult suures mahus likvideerimiseks. Eesmärk oli inimesele ohutu ja elusloodusele soodsa keskkonna tagamine. Kuna kunagi pole ressursse piisavalt, jõuti projekteerimistööde käigus tulemuseni, kus vähemalt esialgu jääb jääkreostus mõningates alades likvideerima. Selleks, et vältida reostuse võimalikul levikut, projekteeriti uued veejuhtmed reostusaladest mööda. Kuna tänaseks on tööd kõige kaugemale jõudnud Kohtla jõel ning Purtse jõe circa 1,4 kilomeetrisel lõigul, siis edasi keskendun just nendele lõikudele, mis kogupikkusega on circa 13 kilomeetrit. Nimetatud 13 kilomeetrit pikkuselt lõigult kaevatakse välja ligikaudu 87 000 kuupmeetrit reostunud pinnast. Ilmestamaks seda mahtu võib tuua võrdluse, kus jalgpalliväljak on täidetud ligikaudu 13 meetri paksuse pinnasekihiga. Arvestades tuvastatud reostuse kontsentratsioone, mis hullematel juhtudel on isegi 40–60 000 milligrammi naftasaadusi kilogrammi kuivaine kohta, võib välja tuua, et selliselt reostunud pinnas sisaldab endas circa 500 kuupmeetrit naftasaadusi, mis on ligikaudu 8 tsisternvagunit. Seda siis selle täidetud jalgpalliväljaku kohta. Sellise suure ja äärmiselt keeruka objekti ehitustööd võtavad ka rohkelt aega. Likvideerimistööd kestavad juba alates 2018. aastast. Selleks, et üldse oleks võimalik circa 13 kilomeetri vooluveekogude reostusest puhastamine, on rajatud ligikaudu 15 kilomeetrit juurdepääsuteid. Vooluveekogude põhjast reostuse eemaldamiseks tuleb aga esmalt kõrvale suunata vesi, sest voolavast veest reostuse eemaldamine tähendaks kindlasti reostuse laialikandumist nii Purtse jões kui ka Soome lahes. Selleks, et voolava vee reostamist vältida, on kaevatud ligikaudu 9 kilomeetrit möödavoolukraave. Seda siis mahus ligikaudu 80 000 kuupmeetrit. Kõige raskemal juhul juhiti kogu Purtse jõe vesi ajutisse sängi. Seda küll suvise miinimumvoolu hulga korral, kuid siiski oli tegemist täiesti eraldiseisva töömahuka ehitusetapiga. Uut jõe sängi on kaevatud ligikaudu 6 kilomeetri ulatuses, mahuga umbes 100 000 kuupmeetrit. Kohtla jõe alamjooksu puhastamiseks juhiti vesi 250 meetri pikkuse torustiku abil, mis oli 1,2 meetrise läbimõõduga läbi kõrgendiku, seda siis ligikaudu 6 meetri sügavuse. See keerukas töö võimaldas aga tööde tsoonist vee kõrvale juhtida. Kuna töid tehakse veekeskkonnas, siis on ääretult oluline vee kvaliteedi jälgimine. Seda siis nii jõe läheduses paiknevate kaevude puhul kui ka jões voolava vee puhul. Vee seirega alustati juba enne reaalse puhastustööde algust. Tänaseks on 2018. aasta lõpust alates analüüsitud ligikaudu 250 pinnavee seireproovi ning ligikaudu 50 põhjavee seireproovi ning olulisi töödest tulenevaid kõrvalekaldeid ei ole täheldatud. Selleks, et olla kindel, kas reostunud pinnast on eemaldatud piisavalt, tehakse peale reostuse eemaldamist puhastatud pinnasest proovid. Kui proovid on puhtad, saab töö antud lõigus lõpetada. Kuigi puhastustööd kõne all olevates vooluveekogudes ei ole lõppenud, on juba loodusest näha töö tulemusi. Kõige lihtsamini iseloomustavad seda loomade liikumisradadel jäljed. Kui varasemalt olid kabeliselt vajunud kohati kuni poole meetri ulatuses õlisesse mutta ja võis eeldada, et jõgesid ja kraave ületades ka oluliselt sügavamale,
siis tänaseks on selline oht kõrvaldatud ning järjest väiksem on võimalus vaatepildile, kus vastu tulev põder on kõhu all õline. Seega võib täie kindlusega öelda, et jääkreostuse likvideerimine jõgedest on juba täitnud oma eesmärki.